eraldi teema ja päris suur teema on see, et kas kasutada illustratsioone ja milliseid illustratsioone kasutada, siis ma täna ei tahaks sellest rääkida, aga mina ise lapsena vihkasin õpikut, kus ei olnud pilte. Või siis olid igavad minu jaoks õpikud, kus olid ainult mustvalged pildid. Ja ma olen inimene, kes armastab värve. Ja ma näen, kuidas õpilastel löövad silmad särama sugestest pisikestest asjadest teinekord. Nii olen ma ka siin ülesandel tegelikult teinud sellise pisikese asja, et kui laps vastab kõik õigesti. Ehk originaalis oli minul siis GeoGebra on sleep läinud. Originaalis on minul siin siis 3 ülesannet, aga teeme kiiresti läbi. Vajutame siia 2, 3, 4, 1, 2, 3 ja 4 ja vaatame siis siin ka. No, 3 ja paneme siia 4 ja nüüd vaadake. Kui laps on kõik õigesti vastanud, hakkavad õhupallid lendama. Ja tegelikult ei tekkinud klassis mitte mingisugust müra, nihelemist ega kihelemist, vaid et see oli selline tore, armas, ootamatu üllatus laste jaoks. Ja see tõsiselt meeldis neile. Siin on nagu teistel ülesannetel ka see väike pausi ja play nupp siin nurgas reedab, et siin on midagi peidus ja sellel ülesandel ei ole. Et see tõesti meeldis lastele. Siin on mul lihtsalt pandud, et ainult üks pilt hakkab niimoodi liikuma. Me vaatame ja pusime täna, et kuidas seda pilti panna. Ja ma näitan seda ainult sellepärast, et ma tõesti ise armastan pilte. Ja see on kontekstist välja rebitud pilt. Õhupallid pole ülesandega seotud, aga nad annavad sükest kerget rõõmsamat hetke matemaatikatundi. Nii, kust ma oma pildid saan? Ja oma pildid saan ma valdavalt Pixabist. Ja Pixabis on päris suur valik pilte, kõikvõimalikke. Ja nad on vabalt kasutamiseks. Siin ma saan ka valida, mis mina tavaliselt valin, on läbipaistev taust. Et ka seal ülesandes oli näha, et õhupallidel sükest valget riskülikud kaasa ei sõida tema ümber, vaid on lihtsalt õhupallid. Ja otsingus siis saab alla salvestada meeldivad pildid. Nii, tuleme töösse. Kuidas seda siis teha? Selleks on hea näha tausta korraks, et kus on XY teljestik, aga natukene hiljem tuleme siia tagasi. Ma pean lisama see pildid. Mina olen pildid ette ära salvestanud. Ehk võtan siit pilt ja nüüd ei olegi 4. klassi GeoGebras, vaid on siin, on ohupall 1, on 2, 3, nii edasi. Eelvaadet ei näita, sellepärast ma ei ole ka kindel, et mis ma nüüd täpselt siin valin. Mälu järgi võtan ohupall 1, võtame siis, ta saab 2 pilti kuidagi järjest valida, see on GeoGebra omapära. Aga ma lisan siia rohkem, ehk me teeme sellise valiku siin videos nii, et jälle mingisugusest juhuslikust arvust sõltub, millist pilti meile näidatakse. Võtame 3. ja võtame 4. ka. Ja paneme veel pilte. Oleme eriti uhked, võtame 5. ja 6. Näete, siin on südamed. Ja no olgu. 6 pildist on küll. Nüüd, kui pildid on lisatud, siis siin algebraates neid pilte põhimõtteliselt näha ei ole. On näha küll tekkinud punktid. Neid punkte me kohe hakkame muutma. Me jätame ainult alles A ja B.
võtame suvalise pildi peal praegust, paremhiire klõpsi omadused ja siin me saame valida asukoht, pilt, et mis punktiga ta on seotud. Paneme siis A ja teisele B ja niimoodi kõikidele piltidele. Nüüd siin, kui me vaatame, siis on pildid näha. Kohe otsin ülesse. Pilt 6 panin. Paneme siis pilt 5 ka. A ja B. Siia ka A ja B. Ja kui ma olen need ära muutnud kõigil A-ks ja B-ks, siis ma kustutan kõik ülejäänud. Siia jään B pidama. Ei vajutanud vist. Enter on vaja vajutada. Ma unustasin vajutamata. Siin on. Nüüd kõik need punktid siin ma nüüd kustutan, siit ei lase kustutada, võtame siis algebra vaatest. Ma tegelikult ei taha neid. Vaatame, kas ta laseb ka, nii hetkeks on kokku jooksnud. Okei, ükshaaval siis võtame. Kustutame need ära. Ta ei tee millegi pärast. Okei. Kustutame ükshaaval kõik need punktid ära, sest et neid ei ole vaja. Teine võimalus neid kustutada on ekraani peal klõpsata punkti peal ja delete vajutada. Et nii saab ka päris kiiresti neid kustutada. Nii, kõik ülejäänud punktid on kustutatud. Nüüd ma saan vaadata neid õhupalle, tõsta selle koha peale, kus mulle meeldib. Nii, ja ma võin välja mõelda, et kui suurelt ma neid siia tahan, kas ma tahan selle positsiooni peale või ma liigutan neid natukene siia poole ja vaatan siis, mis siin vastavad väärtused on. Nii, me loome selleks, et neid õhupalle liikuma saada, liuguri. Ja selleks me vaatame siit Y telje pealt, et mis vääringus me liugurit tahame teha. Ma vaatan, et 0-st kuni 10-ni võib olla või ka 12-ni võib teha. Ehk võtame siit liugur ja paneme siit väärtused minimaalne 0, 18, kasv 0,1, arv ja okei. Nii, tuli siia liugur F. Paremhiire klõps, omadused ja nüüd mitte, ma ei taha, et oleks horisontaalne, ei, tegelikult see võib olla, vaid et ma tahan, et see on kasvav. Et ta kasvab ainult 0-st 18-ni liigub. Ja animeerimise kiirus, no las ta olla esialgu 1, vaatame, kuidas see meile meeldib. Kas see sobib meile või ei sobi. Näitamise küll võime välja panna, sest et seda liugurit me ise ennast näha ei taha. Ei läinud ennem välja. Nii. Nüüd need punktid. Punkt A siin. Võtame omadused ja nüüd X-i väärtuse ma lihtsalt kohendan ta täisarvuks. Nii, enteriga kinnitan, aga siia Y koha peale kirjutan F-i. Enter. Ja sama teen B-ga. Siin ka, siin võib-olla 29 kohandada. Enter. Ja Y asemele panen F-i väärtuse ja vaatame, mis siis juhtub taustal. Animeerimine pole sees. Paneme siit paremhiire klõps liuguri peal, animeerimine sisse ja näete, meie õhupallid hakkavad kerkima. Nüüd on ainult küsimus, et
ma panen siit pausi peale korraks, et kas meile sobib, et need õhupallid on selle koha peal. Ma võin ka panna siit näiteks 25 A-väärtuseks, et AX oleks 25 omadused, siis ta automaatselt teeb natukene suuremaks neid õhupalle, eks ole. Nii. Nüüd ma need punktid iseenesest, kui ma olen rahul selle kohaga, kus nad on, punktid iseenesest ma võin ära peita. Küll ma panen tähele, et vaatasin, tekstil on nagu valge taust. Siis ma klõpsan teksti peal. Aha, mul on siin see liugur sees, pean hiire võtma. Klõpsan teksti peal ja siit ma saan valida, et oleks läbipaistmatu taust. Ja siis ta niimoodi on visuaalis natukene parem. Samas ma ei taha näidata ju kõike palle korraga. Kuna mul on 2, 4, 5 pilti, kontrollime kohe, et ega ma enam täpselt ei mäleta, mitu pilti ma panin, 6 pilti siiski panin, siis ma loon sellise juhuarvu, näiteks pall võrdub juhuslik täisarv 1-st 6-ni. Ja mul tekib selline arv, mille nimi on pall. Ja nüüd ma lähen nende piltide juurde ja hakkan määrama, et mis tingimustel mulle siis neid pilte näidatakse. Pilt 1 näiteks, võtan lisavõimalused tingimusel, millal pilt näidatakse. Kirjutan kui pall võrdub 1-ga, enter. Siia teisele pildile panen jälle, et kui pall on 2, kolmandale, kui pall on 3, neljandale, kui pall on 4, viiendale, kui pall on 5, kuuendale, kui pall on 6. Ja nüüd on näha, jääb ainult 1 pall. Ja kui ma animeerimise sisse panen, siis ta liigub. Küll tegelikult ma ju ei taha näidata palle suvalises hetkes. Ma tahan näidata palli ainult siis, kui kõik need vastused on õiged. See tähendab seda, panen jälle pausi peale, mulle tundub ka tegelikult, et F on natukene vales vahemikus. Ehk see liugur võiks olla siin, võib-olla, mul on ta 18, äkki pigem 12. Jah, et ta on nagu lihtsalt pildilt natuke liiga kaua kadunud. Aga me jäime sinna juurde, et palli näidatakse mingil kindlal ajal. Siin jälle üritame palli peal parem hiireklõpsu teha. Ma alustan esimesest pallist. Nimelt, kui lisavõimalused. Ehk kui pall on 1 ja oig 1 on tõene. Ja nüüd ma kasutan jälle seda Ctrl+C, Ctrl+V võtet. Mitte ainult õigsus 1 on tõene, vaid ka õigsus 2 on tõene ja ka õigsus 3 on tõene ja ka õigsus 4 on tõene. Nii. Ja ma võtan nüüd sellest lõpust, kopeerin sellega pildi 2 jaoks, pildi 3 jaoks, pildi 4 jaoks, pildi 5 ja pildi 6 jaoks. Nüüd siis on näha, palle pole meil kohe ekraanil. Panen teljed ära ja proovime. Määrame teete järjekorra. Siia esimese, teise, kolmanda ja 4. Ja vaatame. Aha, animeerimine oli väljas. Tulevad pallid.
siin tasub veel vaadata, et kas ta nüüd liiga kaua jääb pildi pealt välja, võib ka panna väiksemaks seda vahemikku ehk F-i väärtust muuta. Paneme 10 ja paneme 20-ni võib-olla isegi. Vaatame, kuidas siis liigub. Noh, kui me oleme sellega rahul, siis nüüd jälle uued andmed ja jälle kaob pilt ja jälle proovime. Aha, 1, 2, 3 ja 4. Ja näete, uued pallid, eks ole. Et vastasin on teistmoodi, siis lapse jaoks väike põnevus, natuke teistsugused pallid. See on üks selline pisikene võimalus lapsele rõõmu pakkuda. Seda ei pea tegema, aga mulle meeldib seda vahetevahel teha.